Tere tulemast elamumessile. Mul on üks väga põnev külaline siin. Tere, Margus. Tervist! Mis ettevõttest sa tuled? Osaühingust Puitmast. Mis on osaühing Puitmast? No nagu nimigi ütleb, et teeme maste, pikka ja peenikesi asju. Mida me peaksime nende kohta teadma? Jah, et meil on nagu, mida me toodame ja ise oleme välja töötanud ja müüme, siis on nagu lipumastid puidust ja siis valgustimastid. Et eelkõige need. Et on palju üks tellimuspõhiseid ka, mis on ka pikad ja peeniksed, tahaks see puidust saada. Kuhu neid paigaldada saab? No puit nagu loodusmaterjal, et me oleme ju ise ka siin metsavööndi inimesed. Et puit on ju meile väga igiomane ja lähedane materjal ja eks need on mõeldud eelkõige sellistesse kodudesse, kes asuvad kas looduskeskkonnas, nagu siin Jõelähtmelgi on ju majad keset loodust, kellel on näiteks puidust majad, sest et minu arvates kui inimene ehitab omal ilusa väärika puitmaja, siis seal ümber peaks olema ka need aksessuaarid nii-öelda puidust. On see siis terrassimööbel, on see lipumast, mis iganes, et ta peaks olema ju ansamblis, nagu inimene. Kui prouad lähevad pidulikule vastuvõtule, panevad rätsepakleidi ikkagi selga või kostüümi, siis ei pane niisuguse odavaid plasmashelmeid kaela. Et komplekt peaks olla nagu iiltäpp peal. Mis siis teie maste eriliseks teeb? No see ongi, et puidust vast. Et kui oli üle 10 aasta tagasi, kui ma ise läksin nagu asulast nii-öelda maale elama, vanasse talumajja ja seda sai ära renoveeritud, seal 3 aastat vaeva nähtud, siis nagu tundsid, et nüüd tahaks nagu hiile täppi panna, et nüüd võiks seisata uhkelt lipu oma tehtud töö eest. Ja siis hakkasin otsima, et kuna oli niisugune maamaja ja puitkatus ja looduskeskkond ümberringi, et ei tahaks nagu plastikust panna või metallist masti, et puidust otsisin ja ei leidnud kedagi, kes pakuks. Siis läksin metsa, otsisin omal kuuselatti ja panin kuuselatist lipumasti. Ja kui see 10 aasta pärast ära mädanes, siis oli mul nagu tahtmine, et nüüd teeks midagi ise, et sellist, mis nagu kestaks ja ajale vastu peaks, et mitte 10 aastaks, vaid aastakümneteks. Et ma ise olen nagu hariduselt puiduinsener-tehnoloog, siis mul oli ka niisugune põnev väljakutse seda välja mõelda ja uurida ja puurida ja kirjandust, et see ettevalmistustöö võttis mul pea 1,5 aastat aega, enne kui ma julgesin esimest masti müüma hakata. No, sa just vastasid minu küsimusele, et kuidas siis puidust mast väli ja tingimustes vastu peab? Kui teda teha õigest materjalist, see tähendab ikkagi niisugusest liimpuidust, et teda tegi sügavaid lõhesid tuleks kuivaks sisse ja kui ka see konstruktsioon on õige, siis ta peab aastakümneid. No nagu Vabaõhumuuseumis me näeme väga vanasid majas, mis suurepäraselt me kliimas on kestnud. Et puit on kahjuks saanud sellist natuke siin viimasel aastakümnel niisugust imidžit, et ta nagu õues ei kesta. Et meil on üks hästi halb näide oli vist 2018, kui Tammsaare parkis Tallinnas tehti väga ilus välimööbel, valge ja minu teada see 2 aastaga lagunes ära. Et kui ma pärast vaatasin pilte, siis ma sain nagu puiduala inimesena aru, et seal oli väga palju valesti tehtud ja läbi mõtlemata, et kui nii teha, siis jah, tulebki see, et laguneb kohe ära. Et tegelikult tal on palju, puidu vastupidavus on paljuski lisaks materjalide nüanssides kinni, pisiasjades. Oluline on see lihtsalt, et sul ei tohi puidu sisse vesi pääseda, mis sealt välja päikse ja tuulega ära ei kuiva. Sest kui sul puit jääb kuskilt kohast kogu aeg seest märjaks, mingi pragu on nii sügav või mingi auk on puidu sees, siis tulevad väljast seened, praegu ümbritsevad miljonid seened, kes otsivad omale kodu. Ja saavad seal kodu ja siis hakkab mädanema ja siis puit mädanebki ära. Et seda ei tohi lasta juhtuda. Olete elamumessil. Mis see põhjus on? Oligi see, et see on nii ägedas keskkonnas, looduskeskkonnas ja minu arust puidust toode peaks olema, võiks ju tutvustada just sellises keskkonnas, mitte kuskil näitusel või platsi peal, mis on asfalti ja betooniga kaetud. Mis asi see elamumess siis on täpsemalt? Elamumess on see, kus inimesed saavad tulla vaadata, eks ole, erinevaid arhitektuurseid lahendusi, ruumilahendusi, sisekujundus, mida tavaliselt ju ei näe, eks ole, majades sind ei lasta sisse. Et olen ise käinud üle lahe
korduvalt elamumessidel ja mul on alati jäänud väga hea mulje neist messidest, ka siin. Et noh, väga äge, et keegi võttis Eestis ette ja üks asja ära tegi, ma ei uskunud, et kunagi Eestis ka asi tuleb. Aga kui sa nüüd võrdled Eesti elamumessi ja Soome elamumessi, siis kas neid annab üldse võrrelda? Ikka annab, noh, Soomes on selgelt natuke rohkem mastaapi, natuke rohkem näha kogemust, see on ikkagi esimene kord, eks ole, siin. Aga need inimesed, kellega ma olen siin messi all nagu rääkinud, kõik ütlevad, nii äge asi, et see tehti. Ma ei ole mitte kedagi öelnud, et ainke jama, et ma ei tea, et midagi on nagu poolik ja midagi ei toimi või sellist asja. Ma ei ole kuulnud sellist nurina. Nii, et tasub täitsa tulla? Ikka tasub, muidugi. Kas sa oled saanud ise ka ringi vaadata? Jaa, olen küll käinud. Mis on sinu lemmikmaja siin elamumessil? Vast oli Lasita maja. Et seal olid need puitpaneelidest tehtud nagu see sisustus ja kuidagi ma jäi meelde see magamistubade esine, see niisugune trepiots, et kus oli teleka vaatamise koht, et seal oleks taht kohe ise pikali visata telekat vaatama hakata. See oli nii kodune. Jaa, telekat seal vist ei olnud. Ei olnud. Mina just kujutasin ette, et mina tahaks seal raamatut lugeda, midagi nagu väga kutsuv oli see. Mida iganes, aga ta oli nii mõnus kodune koht oli. Nii, aga olete tõepoolest elamumessile oodatud, oleme 15. juunini avatud. Kus teid leida saab? Puitmast on väljas õuealal ja telk E seal vastas üle tee, nii et majade juures. Selge. Nii et olete tule tulemast, aitäh, Margus, et tulid ja rääkisid meile nii puitmastist kui ka elamumessist ja edu. Aitäh kutsumast ja edu teile ka elamumessil veel.